Meie noortekogukonna reis Riiga algas vahva rongisõiduga Tallinnast. Esmalt liikusime kohe hotelli ja panime sinna oma kotid ära, et saaks õhtuse seikluse mõnusalt vastu võtta. Tegime ka kähku ühe kiire lõuna ja sõitsime edasi Riia raudteemuuseumisse. Tee peal nägime ka juba ilusaid Riia vaateid. Ja siinkohal sooviksime ka Riia raudteemuuseumit tänada, et nad tegid meile nii toreda privaattuuri giidiga. Ja meie giid oli ka üks super vahva onukene. Ta rääkis nii lõbusalt ja paeluvalt, ning mega huvitav oli kuulda Riia raudtee ajaloo kohta. Muideks see on muuseumi direktor härra Kass. Edasi liikusime muuseumi õuealale, kus oli väga palju erinevaid vaguneid ja nii tore oli veel see, et me saime ka nende sisse minna. Kogu sisekujundus, lõhn ja hõng nendes vagunites andis väga sellise ajas tagasi rändamise tunde. Veel saime katsetada käsidresiiniga liikumist, mis on kusjuures palju raskem, kui siit videost praegu tundub. Ja siis oligi aeg meie toreda giidiga hüvasti jätta ning jalutada tagasi hotelli poole, et järgmiseks päevaks välja puhata. Meie noortekogukonna reisi teine päev hakkas turgutava hommikusöögiga. Esmalt saime tuuri Rail Baltica Riia kontoris ning meile räägiti Rail Baltica projekti piiriülesest ulatusest ja kestlikkuse eesmärkidest. Seejärel tutvustati meile lähemalt ka meeskonda, kes sajandi megaprojekti edasi viivad. Järgmiseks liikusime edasi Riia ühisterminali ehitusplatsi poole, kus saime ülevaate Rail Baltica ehituse edenemisest Lätis. Siis panime juba turvariided korralikult selga ja asusime objekti lähemalt üle vaatama. Pärast lõunasööki oligi juba aeg tagasi kodu poole minna, nii et aitäh meie noortele toreda reisi eest!